tulemast, Kai-Sandra. On taas algamas disainiminutid. Me oleme Human Design Studio, mina olen Kadrian, Kai-Sandra. Ja eelmisel nädalal alustasime disainiminuteid, kus me mõtlesime, et tore oleks jagada teiega enda taipamisi, enda kogemusi sellises natuke vabamas formaadis. Nii et täna on siis meie teine episood. Ja, nii et kõigepealt ka ilusat esmaspäeva kõikidele. Et just. Ja kes kuulab meid vahetult, siis ma loodan, et jaanipäev oli väga-väga tore teil. Ja eelmisel korral me siis jagasime, kirjutasime, et mis oleks need teemad võib-olla, mis inimesi huvitaksid. Ja päris palju tuli siis küsimusi laste kasvatamise kohta. Ja huvitaval kombel, või võib-olla see on kuidagi alateadlikult sellest ajendatud, aga just sellel nädalal minu ema on saatnud mulle igasuguseid lapsepõlve videosid, kus ma siis lapsena laulsin, tantsisin, mängisin ja Kai, sa just vaatasid ka oma lapsepõlve pilte. Ja kuna natukene selline suur koristustuhin on peal ja mingid lapsepõlve asjad on kuskil kasside sees ja siis nende avastamine ja vaatamine tõi nagu päris palju ülesse kõike seda, et kuidas siis lapsepõlv oli, et täna kindlasti ma arvan läbi Human Designi silma ma vaatan, ma olen päris palju asju tegelikult ümber mõtestanud enda jaoks, et kuidas ja mis see kogemus oli ja tegelikult on see nagu päris põnev ja kui meil tuli ka küsimusi, et näiteks kuidas siis projektorist vanem projektorit saab kasvatada või kuidas generaatorist vanem saab projektorit kasvatada, et meil endal küll lapsi ei ole, aga läbi selle teooria või läbi nende kogemuste, mis on ka tulnud läbi nõustamiste või väga palju kogemusi tuli ka läbi just selle 6-nädalase kursuse, mis meil nüüd kevadel oli, et kus on kus näiteks Mangenil oligi 5 last, eks ole, kõik on erinevad, et kui palju nagu sealt seda taipamist ja arusaamist tuli, et ka nagu nende kogemuste pealt saame ka tegelikult täna jagada seda. Ja siis me mõtlesimegi, et jagame teiega ka enda kogemust just enda lapsepõlve. Mina olen siis manifesteeriv generaator, minu ema on projektor ja Kail on, ema on generaator ja tema on projektor ja me mõlemad, meie emad just samamoodi fännavad Human Designi, nii et me oleme lihtsalt omavahel ka nendega seda niisugust nagu laste kasvatamise aspekti hästi palju arutanud. Nii et selles osas see sissevaade oma kogemusel on täiesti olemas. Aga võib-olla siis räägikski sellest, et ütleme, iga inimene, eks ole, on erinev. Nii et kui me täna ka räägime, kuidas projektoritega ja erinevate energiatüüpidega, siis mis on need soovitused, siis see ikkagi hästi palju oleneb nendest individuaalsetest bodygraphi või sinu kaardi elementidest, et siit see läheb nagu nii palju sügavamale, kui see siuke ülevaatlik informatsioon, mida me võib-olla ka siin täna jagame. Aga võib-olla, Kai, sa tahad rääkida, kuidas sina projektorina kasvasid ja mis olid need elemendid, mida su ema võib-olla siis teadlikult, alateadlikult tegi või ei teinud? Ja, kuna minu bodygraph on lisaks projektorile, lisaks ka väga avatud, et sul võib ka projektorina olla tegelikult nagu päris palju neid energiakeskusi värvilised, mul on ka need väga avatud ja minu autoriteet tuleb läbi kõrikeskuse, tähendab ka seda, et kõik, mis on siis allapoole kõrikeskust, on defineerimata. Ehk siis valge? Valged, jah. Mitte värvilised. Ja kuna minu peres oligi, et mu ema on generaator ja kõik siis, meil on nagu suur pere, seal on, kõik olid ka siis generaatorid või manifesteerivad generaatorid, ehk siis sellist sakraalset energiat, seda sakraalkeskuse defineeritust oli seal väga palju. Mis see tähendab sakraalkeskuse defineeritus? See kõlab väga keeruliselt, ma ei saa midagi aru. Ehk siis, kui me räägimegi sellest, et kui sa vaatad oma bodygraphi, siis see teine keskus sealt alt on värviline defineeritud, mis määrabki siis ära selle, et kas sa oled generaator või sa oled manifesteeriv generaator. Aga mis see annab sulle? See annab sulle sellise elujõu. Ütleme, et elujõud on loomulikult nagu kõigele, aga see on see ligipääs sellisele püsivale füüsilisele energiale, ütleme nii, et kui te vaatate ka nagu lapsi, et siis kes võib-olla rohkem tahaksid üksinda või omaette võib-olla lugeda, teha mingeid rahulikumaid tegevusi, siis tõenäoliselt neil ei ole seda ligipääsu sellele keskusele, ehk siis see keskus ei ole värviline ja kui on need lapsed, kes nagu ainult jookseksid päev läbi ja tegutseksid ja kogu aeg nagu üliaktiivsed, siis ka juba väiksena
teadmatagi võib-olla nende konkreetset seda bodygraphi võid sa juba arvata, et okei, et tegemist on kas generaatori või manifesteeriva generaatoriga. Ja kui ainult sellest lähtuda, siis meie näite puhul on tõesti, see peab paika, sest mina lapsena praegu tagasi vaadates ka just neid lapsepõlve videosid, no ma ei mäletanud, et ma nii palju tantsin, ma kogu aeg karglesin, mängisin, hüppasin lihtsalt nagu, siis mul olid rõngad ja köied olid elutoa laes, kus mu vanemad tegid isegi testi ükskord, et nad saatsid mu teise tuppa ja nad tahtsid näha, et kas ma lähen niimoodi, et ma ei tee rõngast ühte tiiru ära ja ma ei läinud. Nii et no nagu see energia on lihtsalt nii pulbitse, mida ma ei mäletanud tegelikult. Ja Kai, sa just enne jagasid, et sina olid see, kes salaja käis magamas ja otsis võimalusi, et magada. Ja ütleme, et ongi raamatute lugemine, mingisugust asjade nagu nokitsemine, mulle meeldis mingi poe mängimine, mulle meeldis õmmelda, kõik pigem sellised rahulikud tegevused, et ja kuna mul oli 2 nagu väga aktiivset vanemat venda, siis ma püüdsin küll kogu aeg nendega nagu sammu pidada või ongi, kui mingid, meil oli maal suvila ja siis seal olid talgud, siis kõik nagu koristasid ja rehitseda oli vaja ja kõike nagu ehitada ja kõik kogu aeg nagu miskit toimis. Et siis mul oli küll neid hetki, kus ma siis tegin kiiresti oma osa ära ja siis leidsin selle võimaluse, et nagu mitte kogu aeg aktiivselt tegutseda, aga ma tegin seda salaja tol hetkel. Ma nagu ei julgenud näidata, et ma ei jaksa või ma ei saa või ma ei jõua või siis mingil hetkel lihtsalt see nagu ei pakkunud mulle nii suurt huvi, kui mingisuguste oma asjadega tegutseda. Et selles mõttes see lapsepõlv oli ühtepidi nagu selline salajane elu, et mida ma pidin nagu kogu aeg teistmoodi tegema. Täna ma saan aru, õnneks tol hetkel vanemad olid nagu nii oma aktsioonis, et keegi nagu ilmselt ei teinud sellest nagu välja, et nad said seda ka hiljem teada, et ma salaja magamas käisin ja pikutamas. Kusjuures mu ema ehk siis tema on ka projektor, ta rääkis ka samamoodi, et ta on, vanaema on generaator meil, et ta käis ka nagu salaja magamas või puhkamas ja sest lihtsalt oligi, seda ei aktsepteeritud väga või see ei olnud nagu, mis mõttes, mis sul viga on. Et ja see oli huvitav, meil ühel koolitusel üks lapsevanem jagas, kellel on siis üks laps on generaator, teine on projektor, suht samaealised ja kui nad mängivad, siis ongi see, et kui sul ei ole, siis ütleme seda sama sakraalkeskust, seda sükest elujõukeskust defineeritud, siis sa võimendad tegelikult ka teiste energiat. Seega, kui ongi mänguhoog, lapsed mängivad, siis see lihtsalt see nagu energia plahvatab, seal võib hästi paljust olla, see võib nagu ringi jooksmist, kõike hullu pööra. Ja siis, kui see mäng läbi saab, siis ütleme see tema puhul see projektorist laps oli täiesti surnud, täiesti laipe ja see generaatorist laps, tema saab just seda energiat juurde, kui ta teeb midagi, mis talle meeldib, ehk siis mängimine, ta oli pärast nagu veel energilisem, nii et seal oli täiesti siuke nagu sama element, sama tegevus ja 2 täiesti erinevat siis väljundit lõpus, et see on ka, kui sul on siis nagu ütleme ka mitu last, kellel ongi erinevad tüübid, et siis lihtsalt teadlikult võib-olla aidata või soovitada siis sellel projektoril samamoodi tegelikult reflektor ja manifestor, et võtta see puhkusaega. Ja või ka lastele tegelikult omavahel selgitada seda, et see, kes seal saab sellest energiat juurde, et vist vaata oli ka kommentaar, et ta ei saa aru, et miks nagu teine siis nagu, miks ta mängimise ära lõpetab mingil hetkel, eks ole, et mäng on ju mingil hetkel isegi nagu käib või et okei, tee väikse pausi, aga siis teeme edasi, mängime edasi, mürame edasi, eks ole, et tegelikult on vahepeal nagu pausi vaja võtta. Aga sul võib-olla, ma ei tea, kuidas see laste kasvatamisega praegu läheb, aga mul tuli see küsimus, et just selle energia poole pealt, et siin nädala alguses ka oli üks situatsioon, kus nii-öelda sa tundsid, et mingi olukord või võib-olla sa tahad sellest ise rääkida, igal juhul, et su energia läks täitsa alla ja see ongi see avatus ka võib-olla nagu nii paljule ja just igal juhul räägi ise, sa oskad oma kogemust paremini jagada. Ja mida ma nüüd enam väga selgelt tean, et kuna ma olen õppinud kaitsma oma energiat, et ma tean, eks ole, et projektorina mul on väga nagu selline fokusseeritud energia ja ma võtan ka väga palju teiste inimeste energiat sisse, et siis ma väga teadlikult tegelikult olen nagu valinud, et millises seltskonnas ma olen, milliseid tegevusi ma teen, kellega ma rohkem nagu läbi käin, aga aeg-ajalt ikkagi on ju ka mingeid töökohtumisi või mingisuguseid koolitusi, mida ma teen. Et siis seal sai alati nagu kontrollida ja see nädal oli üks, et selles mõttes nagu võõra inimesega, täiesti mulle tundmatu inimesega kohtumine, kellel
kus ma tajusin, et juba esimesest hetkest peale, et tegelikult meie nagu energiat ei klapi. Et ja mida kauem me seal istusime ja rääkisime, seda rohkem nagu ma tundsin, et see energia nagu täiesti läks minust välja või et ongi, et seda fokusseeritud energiat nagu teisel inimesel hoida, kui sa saad aru, et tegelikult nagu lihtsalt ei klapi, et ükskõik mis erinevatel elementidele, aga ma tajusin, et kuna ma pingutasin ja kasutasin nii palju nagu oma energiat, siis et see oli nagu tunda ja ma tegelikult pidin päris mitu päeva sellest nagu tolles hetkes nagu taastuma, kuna vahel ka ma lihtsalt unustan ära selle, et ma pean endast nagu kaitsma või et see ei ole nagu nii oluline, aga vanasti oli seda nagu tunduvalt rohkem ja kui me tuleme uuesti tagasi võib-olla nagu lapsepõlve peale, lapsepõlve juurde, siis oligi, et minu vanemad olid hästi aktiivsed, et nad kogu aeg korraldasid midagi, kogu aeg mingid üritused, räägime täna jaanipäevast, eks ole, et need olidki suurte seltskonnadega üritused, kogu aeg olid mingisugused stiilipeod ja aastavahetuse peod ja sünnipäevad ja kõike sellist asja oli hästi palju ja ma tean, et ma hullult fännasin neid, aga ka samamoodi, et sellises, ütleme, seal kuskil 10–15 sellises vahemikus isegi natukese nooremana, ma tean, et ma olin lõpuks nagu, kui teised alles nagu õhtul pidu, täiskasvanud ka, eks ole, pidu alles algas, teised lapsed ka, kui pidu alles algas, siis mina, kui meil olid nagu terve päeva mingid aktsioonid olnud, uisutamised, mingid mängud, kõik asjad, siis ma olin õhtuks nagu nii läbi ja nii üle stimuleeritud, et ma täna tegelikult väga tihti mäletangi, et kui nagu see päris peoosa pihta hakkas, siis ma olin lõpuks nii väsinud ja päris tihti oli nagu isegi väga suures segaduses, mul nii palju mingeid energiaid pulbitses ja ma olin tihtipeale nagu olingi üksinda või nagu läksin magama ja tundsin ennast, et nagu ma ei saanud aru, mis mu kehaga nagu toimub. Täna loomulikult, et ma tean ja võib-olla teeks nagu teistsuguseid valikuid ja ei kulutaks oma energiat päeva jooksul nagu nii palju ära, aga just see, et sa nagu tahad ja teised kõik jaksavad ümberringi teha ja sa ei saa aru, et mismoodi sa tajud kõiki mingeid energiaid ja kuidas sa siis võimendad kõikide teiste nende aktiivset või nagu elemente, tead siis, kui teised teevad ühe uisuringi, ma teen 2 uisuringi, eks ole, et ma kõiki nagu hästi palju väiksena võimendasin, et väljapoole võiski näha ka, et ma ühtepidi nagu tegin väga palju, olin väga aktiivne, pidin nagu võistlema, aga siis, kui see kukkumine toimus, siis see kukkumine oli nagu päris nagu sügav ja nagu selles mõttes selle taastumine võttis päris kaua aega. Ja ma arvan, et selle näite põhjal ongi võib-olla enda laste puhul ka oluline vaadata, et kui seal kaardil, et palju seal on seda värvi nii-öelda, palju neil on neid keskusi siis defineeritud, mis tähendab seda, et mida vähem seda on, seda rohkem sa oled avatud ja see ei ole halba, siis seal on väga palju väge sees, aga lihtsalt laps on rohkem mõjutatud sellest välisest keskkonnast ja seda usaldada ka, et kui ütleme, ma ei tea, mine sinna, mängi ikka nendega ja laps on, et tead, ma ei taha, et siis seda kuulata ja võib-olla mitte sundida just ka kõigi puhul, aga arvestades seda, et kui seal on seda avatust rohkem, siis see mõjutab tugevamalt ja näiteks kui me räägime reflektoritest, kes on täiesti, neil ei ole ühtegi keskust siis värviliste, siis nende puhul on nagu tohutult oluline, kõige olulisem nagu kõikide energiate tüüpide puhul, et nad oleksid selles keskkonnas, mis on neile meeldiv, sest neid väga palju võib alla viia see, et kui nad viibivad siis ütleme ka täiskasvanud puhul, kui sa oled töökeskkonnas, mis sulle ei meeldi, trennis inimestega kuidagi ei klapi, aga lapse puhul ka, et usaldada seda lapse nii-öelda tarkust. Vaatan, mul tuli siia väike, sa räägi, ma panen siia väike close. Ja, või ütleme, et ongi, et kui me räägime ka siis projektoritega sarnased, on ka manifestorid ja reflektorid, kes samamoodi siis sellest välisest mõjust võivad olla nagu üle stimuleeritud ja nad vajavad tegelikult võib-olla sellist aidatud või suunatud puhkamist päris palju, et võib-olla vastupidiselt nii nagu on siis generaatorid ja manifesteerivad generaatorid, et ma arvan, et Kadri-Jan, sinu puhul pigem oli just see, et sind pidi nagu rohkem tagasi hoidma ja võib-olla isegi lapsena võib-olla isegi see, kui sa märkad, et su generaatorist või manifesteerivast generaatorist laps nagu ei saa päeva jooksul kogu oma energiat ära kasutada, eks ole, et siis isegi just nagu suunata rohkem aktiivsemaid tegevusi tegema, kui lihtsalt, et päev läbi nagu arvutis istuda või mingid mobiiltelefonis, mis on, ma arvan, et täna päris suureks nagu väljakutseks, sest et sa just nagu pead oma energiat kulutama ja nagu kasutama seda sellist aktiivset füüsilist energiat. Ja siin ongi, ütleme, generaatorist või manifesteerivast generaatorist laps võib kuni, ma ei tea, viimast enne magama minekuni siis joosta
ja mängida ja karelda, et mina samamoodi ja kui olekski nagu, ma ei tea, õhtul, et võtame rahulikult, ma ei tea, tund aega enne teeme mingeid vaikseid tegevusi, siis tegelikult see energia jääb selle lapsel kehasse ja lõppkokkuvõttes läheb voodisse ja lihtsalt nagu ei tule und, et see on oluline lasta see nii-öelda ära kasutada, ära tarvitada vastupidiselt siis ütleme näiteks projektorile või teistele manifestor ja reflektor ka, kellel on tegelikult vaja sellist võib-olla maandatud voodisse mineku rutiini, et võib-olla nagu lähetegi lapsega voodisse, mingid lugemised, asjad, et ilmselgelt see oleneb taaskord lapsest, aga lihtsalt see üldplaanis on selline suurem erinevus ja mina olin selles osas kindlasti sihuke aktiivne hakkaja laps ja isegi see võib tulla ka sellisest valest kohusetunde kohast, aga ma mäletan, mul oli see, et kui ma olin haige, siis mina olin see, kes vanematel oli mingi ei, ma pean kooli minema, sellepärast, et mul on see ja see ja see ja see ja ema on mingi, ma ei luba sul kooli minna. Nii et tavaliselt lapsed mõtlevad igast asju välja, kuidas kraadiklaasi tõsta ja nii edasi, et ei peaks minema, aga mul oli täpselt vastupidi. Muidugi mul on see tubli lapse sündroom ka, nii et see on omaette teema. Aga jah. Et me enne mainisime ka, et tegelikult lisaks siis sellele energiatüübile tulebki vaadata, mis on kas või näiteks autoriteet lapse puhul. Ehk siis see otsustuskohta. Et kuidas laps, eks ole, võtab vastu neid otsuseid ja veel lähemalt siis ka vaadata nagu seda profiili, et on nagu 6 erinevat numbrit ja seal 12 erinevat kombinatsiooni, et minu kombinatsioon on näiteks ongi 1-3, ehk siis et see 1 on see, mida ma sisemiselt tajun, mis on tahab aega süvitsi õppida, saada aru asjadest nagu kõigest, mida ma õpin ja mida ma teen, ma tahan nagu mingit juurpõhjus saada, ma tahan mingit sellist vundamenti saada ja siis see 3 seal kõrval on see, kes tegelikult tahab kõiki asju kogu aeg nagu katsetada, proovida, mitte nii-öelda nagu mingist manuaalis teha, vaid ma ei tea, hakkame podcast'i tegema, eks ole, kõigepealt alustame, kõigepealt teeme ära ja siis pärast vaatame, mida on nagu vaja täiendada, et ka sellest lähtuvalt tegelikult saab vaadata, et mida nagu lapsel soovitada teha, et jällegi mul vanemad ilmselt kuna 2 suurt venda oli ees, lubasid nagu väga palju kõigega nagu katsetada ja teha, et ma väiksena sain küll nagu, selles mõttes oli nagu vabadust, ma tundsin, et mul on võimalik igasuguseid asju kas mängudes või nagu oma riietuse puhul nagu kombineerida ja mängida ja katsetada ja lihtsalt nagu seda sellist mängulisust, et ma tunnen, et see oli nagu hästi oluline, et mu ema sai üsna kiiresti aru, et ma olen väga selles mõttes võib-olla väga jäärapäine, et nii nagu mina tahtsin teha, et kui mul endal oli vaja nagu mingit kogemust saada, et siis ma ikkagi võtsin selle, et ma pean ise proovima kas mingit pannkoogide aigna tegemine või mingisuguste võileibade tegemine või mingid sellised asjad, mu vanaema püüdis alati mind hästi palju nagu õpetada, aga nagu ma jätsin kas pigem tegemata, kui ma pidin kellegi teise järgi tegema või siis oligi see, et salaja, mul oli väga palju nagu sellist salaja tegemist, et kui mind jäeti päris tihti koju nagu üksinda ka, siis ma sain hakkama, aga et nagu üksinda mingeid katsetada asju, saada see oma kogemus, et see oli nagu täna ma näen seda, et kus see nagu tuli ja miks mul oli kogu aeg vaja seda, et te võite teha ükskõik kuidas, aga ma tahan omamoodi katsetada ja proovida. Ja see katsetamine natuke teisest elemendist, aga kui me räägime manifesteerivatest generaatoritest ehk siis ka minust, siis seal see selline erinevate võib-olla hobide või tegevustega katsetamine, et meil tekib see nagu vaimustus, aga see võib üsna kiiresti üle minna ja see ongi õige, nagu me ei ole mõeldud mingeid asju lõpetama, et me ei ole see, võib-olla on keeruline näiteks, kui ma võtan mingi spordiala noorena kergejõustik, et sa oledki 1. klassist kuni viimase 12-ndani oled kergejõustikus ja ainult treenid, kuidas sellest, ma ei tea, kaugsüppes paremaks saada. Et seal ongi see hobide poolest ka hästi palju erinevaid, hästi palju katsetamist, proovimist, et mina tegelesin vehklemise, ratsutamise, golfi, ujumise, kergejõustiku, tantsimise, tsirkuse ja sellist läheb edasi. Et tõesti, ja seal ka võib-olla lapsevanematena mul vedas, sest mu vanemad ei olnud kordagi, et ma ei tea, äkki ikka proovid seda pikemalt, et äkki ikka peaks, vaid nad lubasid mul vahetada, aga võib-olla siis
võtta seda siis enda kuskil kuklas hoida, et ahah, kui mul laps nagu tahab golfi minna, siis võib-olla ma ei pea talle kohe seda kogu varustust ostma, vaid äkki saab kuskilt kas kellelegi laenata, et lihtsalt see, et ise ka mitte siis investeerida ja olla pärast siis jännis, et ja juba tahab edasi liikuda. Et ma mäletan, vahepeal 18. aasta sünnipäevaks mul tekkis mingi ebareaalne ukuleele vaimustus. Ma leidsin YouTube'ist ühe mehe, kes ukuleelet mängis. Ma lihtsalt vaatasin tunde, kuidas ta ukuleelet mängib ja ma olin nii vaimustus ja siis ma sain 18. siis aasta sünnipäevaks ukuleele endale. Mängisin pärast ma 5 korda. Ja praegu ma isegi ei tea, kus ta on. Et nagu kurb küll, aga lihtsalt see tuhin läks täielikult üle. Ma olen väga rahul, et mul see pill olemas on. See on ühel inimesel võib üks pill olla kodus. Ja kunagi ei tea, millal ta rakendust leiab. Et see on ka võib-olla üks element, mida ma praegu julgen kindlasti öelda, et kõik need nagu vaimustumised või mingid mis iganes tuhinad, mis peale tulevad, need kõik, nad ongi see, et tänu sellele saab tekkida see mingi uus rada, et ma saangi erinevaid asju kombineerida ja kas või praegu, eks ole, oma töös, kõik see kirju karjääri taust, mis mul on, ma tunnen, kuidas see toetab seda praegust tegemist, et lapse puhul ka see rikastab tema elukogemust, mis me kunagi ei tea, kuidas tulevikus on vajalik. Jah. Ega tulles korraks selle profiili juurde ka, et mis on nagu võib-olla see 1-3, eks ole, et lapsena tal on vaja kindlasti seda, sest et see on isegi sõltumata siis energiatüübist, et on vaja seda aega, et võimaldada võib-olla tal midagi uurida, lugeda, minna süvitsi, eks ole, mingite asjadega samal ajal siis saada aru, et ta tahab tõenäoliselt kõiki asju nagu ise katsetada, ise proovida, et aga sa oled 4-6, et mida sina lapsena, kuidas sul, mis vajadused sul olid? No see 6 toimib profiilides kuni 30. eluaastani, see 6-l on 3 eluetappi ja kuni 30. eluaastani ta käitub nagu 3, ehk siis selles osas sarnaselt. Ja samamoodi, mul oli lisaks veel sellele, et ma olen see manifesteeriv generaator, siis see 3 katsetusenergia toetas veel seda või ütleme võimendas. Aga see 4 puhul, 4 on siis inimeste inimene, tal on vaja seda oma pisikest kollektiivi ja see 4-6 võibki käituda nagu niimoodi, et kui ta tunneb ennast siis õiges keskkonnas koduselt, mugavalt, mõnusalt, oma tema inimesed, siis ta on nagu see täielik tsenter, täielik keskpunkt ja ma olin ka kindlasti just oma inimestega sihuke esineja, rõõmus, lõbus, aga kui ma olin keskkonnas, mis minule ei olnud siis, või kus ma ei tundnud ennast mugavalt, siis ma olin see kõrvalt vaataja, sest see 4-6 on, eks ole, ka tulevikus see 6 energia eeskuju, ehk siis sul on vaja jälgida, mis toimub, et sa suudaksid siis haarata erinevat informatsiooni ja sealt siis luua võib-olla nähagi mingeid plusse, miinuseid, vigu ja nii edasi. Et ma mäletan, see oli mulle tegelikult päris raske, sest ma ei saanud nagu ise aru, et miks ma mingites olukordades olen täielik sotsiaalne staar nii-öelda, et teistes tunnen hästi ebamugavalt. Et ma mäletan, kui ma vehklemistrennis käisin, see oligi alguses nagu trenni alguses, kõik mängisid seal kossu ja tegutsesid ja ma olin nagu kõige introvertsem aram laps pingil ja lihtsalt jälgisin, sest ma ei tundnud kuidagi, et ma oleks kaasatud või et ma tahaks kuidagi, see oli ikkagi, see tekitas omajagu sellist stressi või endal oli raske mõista võib-olla, et miks ma nii erinevalt käitun või millest see tuleb, et jah. Mul jällegi, mida tõenäoliselt päris paljud projektorid tunnevad kui juba lapsena ära, et tegelikult sees on olemas see tunnetus, et ma ei saa ise minna ennast pakkuma, et nagu kas või oligi, et erinevates ringides või kas või klassi, ongi, et kellega, kui esimesse klassi minna, et kelle kõrvale sa istud või mingisugustes, võtamegi kas või ongi, et mingid sünnipäevad või kas või klassikaline liivakast, eks ole, et mine mängi, mine loo sõprust, mine ütle tere, mine tee kõike seda, et mul oli väiksena ikkagi see nii suur trott sees ja veel ka võib-olla, kuna see otsustamine käis läbi
selle kõrikeskus ja oligi kõik muu oli nii defineerimata, et siis ma tundsin, et noh, ühtepidi nagu see identiteet oli olemas ja kõri oli nagu see keskus siis nii-öelda nagu, ehk siis mul on see on see, millega mina tundsin, et seal on nagu mina ja veel väljendada või rääkida midagi või ise minna pakkuma tundus juba väiksena mulle lihtsalt nii nagu vastumeelne ja mu ema jällegi vastupidiselt, eks ole, kogu aeg sundis mind minema, no miks sa ei lähe mängima või miks sa mingisugused etendused, et mine võta kommi ja kogu aeg suunas mind ühtepidi, et nagu, et mine ja tee ja suhtle ja ole ja noh, et mis sa istud siin niisama üksinda, vanaema oli ka kogu aeg nagu selline, nad mõlemad generaatorid, noh, kellel ongi, et kui sul on generaatorlaps, siis ta lähebki kuskile keskkonda, kui ta on heas tujus, siis ta on nagu magnet ja kõik tõmbavad ligi ja tal on nagu väga lihtne seda suhet luua, aga projektorina, et kui ka laste seas, kui ta ei ole kutsutud või kui ta ei ole tunnustatud, kui teda ei ole kutsutud, et noh, tehtud nagu mulle seda ettepanekut, kuule, et saame sõpradeks, mis su nimi on või tahad mängima tulla või kas lähme õue mängima, et kui seda ei ole olnud, siis minna oma energiaga nii, kuule, nüüd ma tahan olla sinu sõber, siis noh, ka laste seas lapsed tajuvad energiaid väga kiiresti ära, noh, seal oli seda põrkumist nii palju ja ma sain aru, et ilmselt need ka võib-olla kõige suuremad sellised tülid, kui nii saab öelda, olidki just sellest, et kui mina sain aru, et ma ei taha oma suud lahti teha ja ma ei taha minna, et siis kui ikkagi väljapoolt nagu teinekord suruti, et siis see tekitas minus nagu kõige suuremat seda raskusseisu. Loomulikult ma tahtsin olla selline nagu sellised mangen inimesed, eks ole, generaatorid, kes läksid ja suhtlesid ja tegid, aga ma sain aru, et esiteks, et teeselda nagu ka ei saa või nagu, et ma ei oska niimoodi suhelda, ma ei oska niimoodi rääkida ja ma sain aru, et isegi kui ma olin ikkagi mingites hetkedes proovinud, siis see kibestumistunne väiksena või see nagu eemale tõugatuse tunne oli nii nagu teistmoodi. Ja jällegi, eks ole, kui mul olid jällegi need sõbrannad ja need olukorrad, kus mind oli nagu kutsutud ja kus minuga taheti olla, eks ole, siis noh, seal ma tundsin ka ennast nagu jällegi nii hästi ja siis ma olin alati nagu sellises rollis, kes juhendas teisi, suunas teisi, kes oli nagu mingisugune mängupea, mul oli väga hea see nagu GPS ehk siis nagu mingisuguste asjade organiseerimine ja korraldamine, kui ma juba kuskile gruppi sisse olin saanud, et siis nagu see selline mingi oma rolli võtmine ja kujunemine, et siis see nagu oli tegelikult jällegi hästi lihtne ja mugav, et aga just tead, et kui sul on see projektor laps ja ta ei taha, et siis noh, ühtepidi on nagu hea teadvustada, et tal on see loomulik võib-olla tunnetus, et ta tegelikult ootab seda kutset sealt teiselt poolt ja lastel ka tegelikult noh, tekivad, need kutsed tulid kõik, aga lihtsalt, et ei tasu nagu sundida, sest et see noh, võib tekitada päris nagu keerulise olukorra, kus nad pärast ei tahagi midagi teha. Ja sa mainisid alguses seda, et kuna sul on see identiteedi otsustuskoht, ehk siis sa pidid läbi rääkima asjad, nii et siin ka võib-olla lapsevanemana teades seda, siis noh, julgustades võib-olla sellises turvalises keskkonnas oma mõtteid jagama, et see tekitas sinus endast selgust. Et kui sa, noh, huvitav on kindlasti vaadata, et mis lapsel on, et me just kirjutasin eile või eelmise nädala millalgi tuli üks blogiartikkel välja, mis räägib autoriteedist ehk siis sellest otsustuskohast, ehk siis kuidas teha enda jaoks häid otsuseid. Seda on endale huvitav lugeda, aga just lapse perspektiivis ka, et kui ütleme, et kui sa oledki emotsionaalne nagu mina, siis kohe saada, ütleme, et ma ei tea, kas tahad sinna noh, ma käisin kas tahad sinna ratsalaagrisse minna? No siis on vaja võib-olla nagu natukene 3 päeva aega ja siis mul tekib nagu settin seda informatsiooni ja seda tunnetust ja siis tekib see vastus, kuivõrd näiteks, kui sul on see sakraalne autoriteet lapsel, siis märgata seda, et mis tas tekitab seda elevust või kui küsidagi, ütleme, et ma ei tea, selle asemel, et küsida, et mida sa süüa soovid, küsi, et kas sa sooviksid täna kala, kas sa sooviksid mul ei tule ühtegi sööki praegu meelde. Ütle veel sööke. Ma ei tea, lihapallid. No näed, väga hea. Ja näha seda, et mis tekitab seda elevust või mitte elevust, seega nagu mingi see kõlab hästi või noh, seda on ju kohe näha või on nagu see kala ei kõla eriti hästi. Et lihtsalt märgata seda, et küsida neid jah-ei küsimusi, siis see aitab selgusele saada enda kehas, et mis kõnetab, et vaadake seda artiklit, see on, ma arvan, päris kasulik. Ja kui on emotsionaalne autoriteet, siis tegelikult meil tuleb üks emotsionaalse autoriteedi koolitus, mis ma arvan, et on ülikasulik just mõista, kuidas need emotsioonid päriselt sinuga räägivad ja kuidas neid arvesse võtta selle otsuse tegemisel,
sest minul on, ma jagan oma kogemust ka seal palju, aga tõesti see on niisugune peennüansside tajumine ka ja ikkagi see teadmine kas või ainuüksi, et ei pea kohe otsustama või et seal ongi vaja seda aega. See on hästi-hästi kasulik ja vabastav olnud. Ja võib-olla ütleme, et ma arvan ka, et kõrvaltvaatajana nagu mis on oluline, et teha vahet, et kas on sinu emotsioon või see on sinu hirm. Eks ole, et kui sa võtad nagu mingi pikema aja või kui sa ütled ei, et kuidas siis aru saada, et kas need on mingid hirmud, mis mind tagasi hoiavad või see on ikkagi ongi päriselt see emotsioon ja tunne, mis mind tagasi hoiavad, et see nüanss on ka et ongi nii, kui sa juba rohkem võtad aega otsustamisega, et siis sealt tuleb igasuguseid muid elemente nii-öelda nagu sisse ja vastavalt ka sellele, et mis keskuses sa oled mõjutatud, et selles mõttes, et see otsustusosa on nagu oluline. Et aga jah, et kui nagu nendest laste ja vanemate omavahelisest suhtest veel rääkida, et ongi, et üks on see, et me saame nagu väga baasilt rääkida seda, mis ongi nagu energiatüübilt, mis on seal sellised baasasjad, kuidas need võib-olla, kus kohas tekivad kõige rohkem mingisugused hõõrdumised ja kus on näiteks kõik väga selline harmooniline, aga tuleb kindlasti vaadata nagu seda, et kuidas siis need profiilid, ehk siis see nagu iseloom klapib, kuidas on see otsustuskoht, ehk siis autoriteet ja mingil hetkel vaadata ka neid keskuseid, kuidas need haakuvad, et näiteks veel ühe näitena, et kui me rääkisime juba emotsioonidest, siis kuna ma olen oma emaga väga lähedane, aga meil kummagil kahe peal kokku ei tule ühtegi kanalit nagu emotsioonide ja kõri vahel, siis meie jaoks on olnud eluaeg täiesti normaalne, et me nagu oma emotsioonidest ja tunnetest ei räägi ja minu kodus on see olnud nagu selles mõttes täiesti nagu okei, aga mida ma oma emaga väga palju, et kuhu meie nagu emotsioon läheb, et tal ka ei ole nagu siis tal on ka värvitu, ehk siis avatud, see mul on ka, aga kahe peale kokku tuleb meil üks kanal ja see on rohkem nagu läbi selle, et emotsioonid väljenduvad meil nagu tahtejõus, ehk siis nad värvivad ära selle südamekeskuse ja näiteks ongi, et minu jaoks on täiesti normaalne, et kui ma emaga koos olen või et meie mingisuguste tegevustega, et siis emotsioonid on nagu, see ei ole nii oluline kunagi olnud nagu rääkida, sest et see kuidagi ei vii edasi, aga emotsioonid panna mingisugusesse, siis tuleb veel see sakraalkeskus ka, panna mingisugusesse tegutsemisse, panna mingisugustesse eesmärkidesse kahekesti koos, võtta mingisuguseid challenge'id vastu, mingeid eesmärke, et siis meil nagu emotsioonid on pigem nagu sellise tegutsemise ja käivitamise jõuga, et emotsioonid on seal kuskil taga ja ma võib-olla protsessin neid nagu kuidagi erinevalt, et ka, et kui me võtame jällegi võrdleme, et ma ei tea, et sa pead oma lastega rääkima näiteks emotsioonidest, siis minu jaoks pole see olnud kunagi nagu vajalik. Ja nüüd ma ka, eks ole, täna tänu sellele analüüsile või nagu nende kaartide kokkupanekul ma saan aru, et miks mul sobibki niimoodi, et meil, et kui on mingisugused, tekivadki mingid lahkarvamused või mingisugused sellised asjad, siis kõige lihtsam on neid lahendada läbi mingisuguste, saad aru, et kummal, mis see eesmärk oli, et üks tahtis ühte eesmärgi, teine tahtis teise eesmärgi, et seal üldjuhul ei ole mingit probleeme mingite emotsioonide ja tunnetega, kui siis võib-olla on möödarääkivus, et kui palju keegi midagi teeb ja mis on see eesmärk, mida me tahame saavutada või mis oli see siht, mida me siis tahame saada, et nagu ka need sellised peened nüansid, ma arvan, nagu kõige põnevamad, mida oma lastega vaadata. Ja tegelikult praegu sa mainisid ka seda, et kuidas te koos toimite, ehk siis siin ka, mida me saame aidata vaadata, on, et üks on nagu, kuidas sina oled, kuidas su laps on, aga täpselt kui need kaks kaarti nagu kokku panna, siis sealt tekib täiesti uus keemia ja maagia, et see on nagu täiesti teised dünaamikad ja võib tekkida mingeid andeid, samamoodi võib-olla ühiselt kuidas te üksteist käivitate, mõjutate, et see on ka hästi põnev maailm. Aga ma just tajusin, et ma ei ole kordagi maininud manifestoreid, nii et kui kellelegi keegi kuuleb, et tal on manifestor laps, no siis nüüd on midagi teile ka, et manifestorid on, nad käituvad, või nad on täitsa iseseisev üksus ja mida manifestor laste puhul võib-olla kõige olulisem on teada, on see, et nad on juba väiksest peale, neil on väga konkreetsed enda soovid, enda tahtmised ja neil ongi nagu õige lasta teha seda, mida nemad tahavad. Aga siin on see element, et nad peavad siis sellest teada andma, et ongi, ma ei tea, tahab naabriaeda mängima minna, ta kindlasti läheb sinna, aga lihtsalt, et õpetada talle, et öelda, et kuule, et ma lähen sinna mängima, sest tihtipeale on see, et kuna neil ei lubataks seda teha, aga nad teevad seda ikka, siis nad ei anna teada ja siis see tekitab hästi palju probleeme. Et seal püüda, eks ole, ratsionaalsuse piires lubada neil teha, mida nad tahavad, sest neil ongi just, neil tekivad need siuksed nagu tungid või siuksed
tahtmised ja nad peavad neid kuulama ja neid väljendama, aga enne peab siis teavitama, et mul on selline idee, et mul on üks sõbranna, kellel on manifestorist laps ja nüüd on nagu, ta teeb seda kuidagi intuitiivselt, et nüüd ma olen human designi ka juurde rääkinud, aga see on nii lahe, sest tal laps nii-öelda ongi, noh, kui ma näen ka kõrvalt, ta võibki teha kõike või ongi ja Deivi mul siis sõbrannana, jaa, kallis, jaa, muidugi, et aitäh, et sa mulle teada andsid, et sihuke nii tore selline suhe selles osas ja selle manifestor last võttagi võib-olla nagu noh, arvestada sellega, et neil on see iseseisvus ja seda siis just vastupidiselt julgustada. Ja neil on lapsena kindlasti, neil on vaja nagu seda vabadust ja teatud nagu selliseid raame ja kokkuleppeid, millest ka nemad nagu teavad ja nad oskavad nendest väga hästi kinni hoida, et seal kindlasti neile ei sobi nagu selline, täna luban, homme ei luba, et siis ongi see, et nad vajavad neid piire ja raame kokku lepitud asju, aga seal vahepeal on nagu ongi see vabadus hästi oluline ja nii kui sa seal on ka, et kahtepidi, eks ole, et kui sa hakkad seda manifestor last nagu piirama või et kuidagimoodi panema mingisugustesse kassidesse, et siis on ka, et see laps kas üks asi ta muutub nagu väga selliseks inglise keeles on see rebel nagu ta hakkab jah, et eks ole, et ta nagu täielikult trotsib kõike seda, mida talle öeldakse ja tehakse ja ta teeb nagu veel äärmuslikuks, eks ole, või siis kui tal läheb see teistpidi äärmusesse, on see, et ta hakkab, on siis ka inglise keeles on see people pleasing, eks ole, ehk siis teeb kõike seda teiste järgi ja ütleme, et surub alla kõik need tungid ja tahtmised ja pigem ongi see, et ta võib-olla ei julge nagu mitte midagi algatada ja mitte midagi teha, sest et kartes seda mingit vastu nagu sellist kas siis neid piiranguid, eks ole, või lihtsalt seda, et ta teebki kellegile pahameelt, et seal tuleb hästi jälgida, et kui see laps ongi, et kui ta läheb ju kuskile kummagisse äärmusesse, et siis ikkagi rääkida ja leppida ja kuidagi tuua ta sinna keskusesse tagasi, et anda talle vabadust, võimaldada tal nagu olla selline, nagu ta on, aga et mingid kokkulepped teha, et see on jah. Nad on täitsa omaette grupp, ütleme nii, et kuidas nendega nagu, kuidas neid kasvatada, et seal on kindlasti hästi palju sellist teadlikkust ja paindlikkust vaja nendega, et ja taaskord, eks ole, nii oleneb sellest, et milline täpselt nende see energiakaart või bodygraph on. Kas meil on veel, mida me tahame siin täna jagada või on õige aeg otsad kokku tõmmata? Ma arvan, et tänaseks võib-olla võime lõpetada. Jaa. Aga kui sind kõnetas see, mis me räägime ja kui sind huvitab, siis sa võid seal, mis need on siin all, eks ole, see follow ja subscribe ja like ja need 3 vidinat, et võid julgelt iga hääle vajutada, ära 2 korda vajuta, sest siis läheb ära, 1 kord täitsa piisab. Ja siis me selliseid vestlusi peamegi iga esmaspäev, sa saad väikese meeldetuletusega, et võib-olla teeb esmaspäeva natuke rõõmsamaks. Ja võib-olla, ma ei tea, mainida siin veel, et meil on tulemas ka üks tasuta koolitus, et see on siis, räägime üldse human designist ja võib-olla soovitada neile ka, kes ei ole sellest kuulnud ja milleks see kasulik on või täpselt, et mis on kõik need elemendid ja valdkonnad, kus ta tegelikult saab toetada, millest laste kasvatamine on üks aspekt, et võid vaadata, meil on igal pool see info olemas, leiad küll. Lingid on igal pool olemas, et see ka tuligi tegelikult sellest, et väga paljud võib-olla on kuulnud tänaseks, aga nad täpselt ei ole nagu aru saanud ja ei taha võib-olla süvitsi minna sellesse, et ise hakata õppima, kuulama, vaatama, et siis paneme kokku sellise kiire ja samal ajal sellise kompaktse ülevaate, et ka, et kui on nagu pereliikmeid või sõpru, kes tahaksid kiiresti ülevaadet saada, et mis see täpselt human design on, et siis selle jaoks me sellise laivi teemegi. Ja kui sa oled natuke nagu segaduses, et kuidas see täpselt siis nagu toimib ja mõjutab, siis Kai on ekspert rääkimaks kogu seda teaduslikku poolt, sest tal on see number 1 profiili, sest ta läheb sinna sügavuti ja mina lihtsalt, see ei ole absoluutselt minu tugevus, nii et siis Kai jagab ka seda poolt, et võib-olla lihtsalt huvitav kuulamine. Aga siis, kes on veel Jaani muljetes, Jaani meeleolus, siis mõnusat tähistamist, meil on hea pikk nädalavahetus olnud, aga järgmine esmaspäev ei ole enam kaugel, nii et järgmise esmaspäevani. Tšau!